Jah, Penelope ärkas, pesu sai mul just pestud ja nüüd ma võtangi selle Baby Burni ja ma võtan ta endaga kaasa, ma panen pesu kuivama ja siis hakkan triikima. Nii et ma loodan, et Penelope on piisavalt kannatlik ja laseb mul kõik selle ära teha, enne kui mu vanemad tulevad. Nii et hakkame tegutsema. Also ma tegin omale väikse patsi, kuidas teile meeldib. Ma ei tea, kui palju ma reaalselt siin triikida saan, sest siin ta ei olnud nõus enam istuma ja ma panin ta sinna. Ma arvan, see on ainult minutite küsimus, millal ta enam ei taha olla seal. Ja tahab sülle saada. Nii et ma ei tea, mis nendest särkidest saab. Mis sa mulle räägid? Küll ta on armas. Ma arvan, iga ema silmis on tema laps kõige armsam. On ju nii? Iga ema silmis on tema laps kõige ilusam. Ema just kirjutas, et nad hakkasid liikuma, nad võtavad mul ühe temupaki ka veel Viimsist, nii et neil läheb, ma arvan, üle tunni aja. Nii et ma tellin ära nüüd sushi ja siis varsti nad jõuavad. Ei ole loodis või? Minu kohta väga hea. No, hakkab looma. Loodiga. Nii, me oleme nüüd toest tagasi ja olemegi saanud selle mänguväljaku kokku ja täitsa tore. Ma saan siit aknast vaadata ja täitsa tore, et ma usun, et kui Melinda koju tuleb, siis ta on väga õnnelik, et ta saab kohe kiikuma liugu laskma hakata. Proovisin ise ka paar seda liugu. Paar, ma ei tea mida, kiikuda, et sain isegi kiikuda, nii et väga vahva. Ma usun, et ma ise ka kiigun seal päris palju. Et jah, nüüd on nagu Melindal ka rohkem rõõmu õues olla. Tere hommikust, on pühapäev ja mina siin olen juba toimekas. Mul on hommikuseks öeldud, mul Penelope magab esimeses uinakus. Mul on üks kiire töökõne tehtud. Praegugi teen tööd, mul on üks kohvi joodud ja kell on alles 10:39, kella keerati. Aga enda arust olen ikka suht palju juba ära teinud, et uskumatu, nagu juba oleks pool päeva möödas, aga jah, kella keeramine alati mõjub niimoodi. Nüüd ma teen veel tööd nats ja mõtlen, kui Penelope ärkab ja äkki ma lähen chillin temaga natukene aias, tundub, et on ilus ilm. Panen ta kõhukotti ja lihtsalt chillin natukene. Vaatan, mis mul veel aias on tärganud, mida võiks aias teha. Noh, tehan küll, aga võib-olla pean mingit väikest plaani, kuhu mida kasvama panna sellel aastal. Nii et vaatame.
no. 1, 2, 3. Praegu saan juugu lasta. Jah. Kas sa sinna ulatad või ma lasen madalamaks selle? Lasen natuke madalamaks või? Tere hommikust! Meil on käes 1. aprill ja minul on siis nii-öelda selle uue koostööpartneriga siis esimene nii-öelda tööpäev ja me lähemegi kohe minu assistendiga kohtuma sinna kontorisse esmakohtumist tegema ja siis panema plaani paika, kuidas ja mismoodi siis me oma asjad nagu üle võtame ja nii edasi. Et siis ma tahtsin esimesel kohtumisel olla nagu kohal ka ja siis selle jaoks ma pean, kuna ma olen ikkagi 6-kuuse, peagi 7-kuuseks saava beebi ema ja Herman on praegu välismaal, siis ma võtan ta kaasa endaga ja loodame, et nüüd läheb hästi, et ta on kannatlik seal. Aga ühesõnaga oleme teel ja ma võtan see assistendi, võtan Tallinna bussijaamast veel peale. Praegu hakkasime Viimsist liikuma ja jah, et vaatame siis, mis see päev meile toob, et aga mul jäi praegu nüüd Melinda koju Aliga ja aga Ali magab tavaliselt nii pikalt, et Melinda läks teda üles ajama. Et kell on praegu 7:50, vabandust, 8:59, ma pean auto kella ära muutma. Et jah, et Melinda ajab ta üles, aga see hommikused toimetused ma pidin kõik ise tegema, nagu lapsed sööma, riidesse, patsid pähe, värgid, särgid, ise riidesse, ega ma ennast nagu nii eriti siin sättida pole mõtet, sest ma pean olema valmis imetama ja ma pean valmis kõike tegema. Et ma panin endale lihtsalt tavalised riided, et natuke viisakamad. Aga jah, et kui ma arvasin, et ühe lapsega on nagu mingi palju tegemist, siis issand jumal, kui lapsi on rohkem. Et nagu 2 lapsega ja siis on veel ju, nad ju igaüks tahavad oma asju saada ja aga nad ei ole ju vaikselt ja ei kuule ilusti käske, et nad ju hakkavad oma ise tegevusi ka tegema ja siis see kõik ja siis jääda ise rahulikuks, mitte hakata higistama enne, kui uksest välja jõuad. Et kõik need asjad, et vau. Nii, mul on siis nüüd see oma töökäigud tehtud, business meetingud tehtud, nii-öelda. Ja nüüd sõidan koju. Penelope oli väga tubli. Oli kenasti vaikselt, lasi arutada tööasju. Nii, nüüd on enam-vähem meil plaan paigas ja tõenäoliselt hakkan käima niimoodi kord nädalas kontoris, nii-öelda tunniks-paariks koha peal ja siis vaikselt võtan oma asju üle ja minu asjad nii kriitilised ei ole, aga assistent juba põhimõtteliselt hakkab tööd tegema. Ja jah, nii on. Hei, on juba teisipäev, kell on 10:30 ja mina olen autos, sõidan praegu. Sõidan kontorisse ja veedan siis täna natuke kauem kontoris aega ja ajan seal asju natukene, üks koosolek ja siis liigun koju tagasi. Ega ongi suht lühikene suts, aga minu jaoks suur samm, sellepärast, et ma lähen kodust natuke kauemaks ajaks, kui tund aega lähen eemale. Tegelikult ma olen 8 tunniks ennem läinud, aga praegu mul vist tuleb nii 3-tunnine suts. Et praegu panin kiirelt Penelope esimesse uinakusse, ta teeb mul esimest uinakut tavaliselt teeb rohkem kui pool tundi. Tunni kindlasti või midagi, aga eile ta tegi täiesti nagu pool tundi magas ainult. Ja ma loodan, et täna ei ole niisugune päev, et täna ikka magab ta pikalt. Ma arvan, et magab sellepärast, et ta öösel kuidagi oli väga rahutu. Ma ei tea, mis öösel oli tal jututuju ja ma ei tea, mida kõike ta korraldas öösel. Aga loodan, et ta siis magab seda esimest uinakut selle võrra kauem, et tasakaalustada.
ja siis lihtsalt Hermanil ja Hermani isal on lihtsam, et aga muidu ma andsin nendele juhised, et mis püree, mis. Ja noh, kui nad juba jõuavad püreedel ära anda, siis ega ta siis on rahulik ja siis ma olen juba varsti kodus tagasi ka. Nii et jah, võib-olla ma peaks mõtlema ka seda väljapumpamist, et siis pudelist või kuidagi mida iganes, kuidas anda, et siis piima ka saab anda talle, aga ja ma eelmine kord ostsin meil Lindaga seda pumba ja ma suht 0 korda tegelikult kasutasin seda, et ma ei hakanud see aasta nagu raha kulutama selle peale, aga ma ei tea, võib-olla siiski tasuks, no ma mõtlen. Maybe take care far from here, the crystal wood, Yeah. far from. Far. Yeah. Then here. Kui laps magab, siis peab minema õue plenderdama. Seal pole voolu. Siin ei ole voolu või? Ahah. Väga hea, et see välja tuli nüüd. Jah. Seal on ka lilled, jah. Tulen. Vau, kui palju lilli. Mitu lille on? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liiga palju on. Ja 15, 8, 9 ja 10. Sain siia ka mõned lilled istutatud. Siin peaks nartsiss olema. Siin on siis võõrasemad. Täna pesin akna, ühe akna, 2 akent, ühe köögi ja ühe selle tavalise akna. No lähme kuivatame liumäe ära. Kas üldse on märg? Äkki on kuiv juba? Ei olegi märg või? On kuivanud või? Pidanudki kuiv. Päike on ära kuivatanud ilusti. No näed, siis paberi paneme taskusse lihtsalt. No lasi liugu siis. Ei mulle. Sul ei mahu, sul nii väike tasku. On või? Jah. No lasi liugu siis. Ma ei saa. Saad ikka? Selle me veel värvime ära ka, las ta praegu ta peab veel kuivama, et on see nii märg on natuke see puit. Ära. No, Vaatame. ma vaatan. No kuidas oli? Kiigume ka või? Kiigume ka või? Ja, aga Kaua tahad minuga või? No kuidas läks? Ilus ilm on. Tuuline ainult. On jah. On ilus. Hästi läks. Praegu on üleval või? Jah, tšau, kallis. Kes on siin? Kes on siin? Kes on siin unnu? Hai! Siin ka mul lilled istutatud. Selle akna pesin ära ilusti. Nii, aga meie lähme tuppa, sest et külm on. Tere! Ehk et siis täna on meil 8. aprill, kolmapäev. Ja meil on juba siin
pärastlõunane aeg, kella 4 umbes. Herman tuligi just lapsega sealt jalutuskäigult. Tegi lõunaund ja täna mina töötasin suht hommikul. Penelope magas peaaegu 2 tundi, sain tööd teha päris palju. Ja nüüd on Melinda korda õues olla ja mina võtan kohe selle putuka lahti siin ja siis tegelen temaga natukene. Penelope on meil nüüd 7-kuune. Juba suur beebi, sööb juba ilusti, väga hästi sööb püreesid. Ja liha juba saab, veiseliha on saanud juba. Varsti proovin mingit kanaliha ka äkki. Ja igasugu püreesid, igasugu, ma ei tea, juurvilju on saanud, kaera, tatra, riisi ja hirssi on juba saanud ja kõht on natukene kinni ainult, et sellega peab, ma ei teagi, et tegelikult absoluutselt kõigega on kõht kinni, et ükskõik mida ma talle andnud olen, et ploomipüreega nagu ei aita. Et üritan talle anda hästi palju, aga noh, ja rinnapiima saab ka ikka. Aga ikka kuidagi natuke nagu kõht oleks kinni. Aga muidu on, beebi on õnnelik. Õnne. Ma ei tea, kas te näete nüüd, siit on näha. Enda arust tegin ilusti puhtaks. Vastu päikest on nüüd näha, aga ma arvan, mul see lapp oli must. Ma pean puhta lapiga tegema. Okei, homme teen äkki. Ühesõnaga, tegelikult eile käis meil ka jälle koristusbrigaad peal ja tulevad siis 6 aja pärast uuesti, aga ma siis mõtlen, et kas ma juunis enam kutsun neid, et võib-olla mai on viimane kord. Et ma vaatan, kuigi ega ma ise ei fänna seda koristamist eriti, et noh, eriti on sunroomid, et no vaatab. Igal juhul tööasjadega on siis jah niimoodi, et kuna on see aasta aruannete aeg, siis on ka päris palju päringuid, et uued kliendid küsivad, aga ma olen hästi selektiivne seekord, et ma püüan nagu filtreerida välja sealt, et niisugused kahtlased kliendid ma ei võta üldse jutule ja proovin nagu siis, noh, kuna ma olen mitu korda ämbrisse astunud, et päris igat ühte ma enam vastu ei võta. Et nüüd on mul, noh, kliendi baas on juba normaalne. Muidugi võiks olla suurem, aga mulle tundub ka, et mul hakkavad abiliste nagu see maht hakkab täis saama, et ma pean siis mõtlema kas uue abilise tööle võtmisele või lihtsalt hakkan nagu filtreerima neid kliente nagu, et võtan võib-olla pigem suuremad ja sellised nagu korralikumad kliendid, kes on nagu eeskujulikud selles dokumentide esitamise suhtes ja kõige selle suhtes, et kahju nüüd, et ilmad on nagu sellised jahedad, et võiks juba kevadet olla rohkem, et suht külm ikka, et peab, ma panin juba talvejope endale ära, aga ikka väga külm on, et kampsu neid ma veel ära ei saa panna, ja kindaid ja mütse, et Melinda talvekumbe ma panin küll ka ära, noh vast neid enam ei ole vaja, aga no ikka suht jahe, et peab ikka mitu kihti panema ja kindad ikka käes ja müts peas ja sall kaelas. Aga juba väga ootaks soojamaid ilmasid. Vihma meil on nüüd siin Viimsis tulnud, et muru juba hakkab rohetama. Me ostsime mururoboti ära, et ootamegi seda. Tegelikult aprill tuleb päris huvitav kuu, et ma arvan, et mul tuleb mitu vlogi aprilli kohta. Et tuleb huvitav kuu, jah, me tellisime ära mururobotit, selle paigaldus peaks tulema aprilli lõpus. Et tellisime koos paigaldusega, sest jah, me ei ole väga osavad selles. Ja siis mööbli kohta ka kirjutasin, et kuidas sellega on, et lubati 17-18 nädalal, ehk siis see on aprilli teine pool, aga kirjutasid, et võib-olla saab parem, et nad natuke uurivad tootjalt, et siis äkki tuleb isegi paigaldus natuke varem lubatust, nii et ka kodu sisustamise osas natuke mõned sammud edasi, nii et jah, selline tore kuu. Melindal oli juba 5. kuu lõpus oli tal juba hambad. Aga Penelope on ju 7 ja tal ei paista ei üleval ega all.
sul ei ole üle all. Noh, alt tulevad ennem, aga ei ole sul kuskil. Ma ei tea, mu ema ütles, et minul olid esimesed hambad olid kihvad. Nii et ma ei tea, kas siis... Et mul ei olnud need, mis muidu pidid olema esimesed hambad, need esimesed siin. Mul olid teised. Ilmselt äkki selle juurest mul ongi need hambad. Vaevalt küll, ma ei tea. Sul ei ole hambad ja siis tahad emme omasi katsuda, jah? Oled ikka armas. Selline nunnu on meil. Kisuled siuke nunnu meil. Oled? Ja nii ilus oled. Nii ilus. Ja siis ta teeb sellist häälitsust, mis kõlab eesti keeles, nagu ta ütleks aitäh. See on nii naljakas, ta vahepeal ütleb nagu nii õiges kohas, ütleb aitäh. Nagu ta teaks, mis ta ütleks. Või äkki sa tead? Kas sa tead, mis sa ütled? Aitäh. Ütle aitäh. 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 Armas oled. Hermanni isa tegi meile kukisid. Väga maitsvad. Onde se dorme? Ui. Alas. Acerca. Hacia arriba. Así. Arriba. Oi. Pane otse lusikas suhu, mitte viltu, on ju. Jah. Nii, sõbrad, ma olen autos ja prillid nii mustad. Olen kiirustamas siis Tallinnasse. Herman läks just Penelopega jalutama. Ja ma just panin mega kiiresti riidesse ennast, et minna Tallinnasse. Ja mul on vaja Tallinnast osta sellised asjad nagu vannikriidid. Et Melindal on ühed vannikriidid ja Melindal käis ükskord üks sõbranna külas ja nad käisid koos vannis. Ja sellele sõbrannale oota, ma teen värava lahti vahepeal. Ühesõnaga, et jah, sõbranna käis külas ja sellele sõbrannale väga meeldisid need vannikriidid. Ja ta tahab neid saada sünnipäevaks siis. Ja ma otsisin neid igalt poolt. Viimsist ma ei leidnud, Selverist, Apollost, mingi kirjatarvete poest. Ma ei leidnud. Hermannist sõitsin mööda Penelopega. Ja ei leidnud ja ma tean, kust ma Melinda omad ostsin. Ma ostsin Nordbabyst, nii et ma lähen Nordbabysse ja siis ma lähen Järve Selverisse, ma arvan, et seal on Pro Optica. Ma ei tea, mis märk on, aga Pro Opticast ma ostan tavaliselt omale läätsed. Mul on seal, ma olen klient seal ja siis ma sealt ostan kogu aeg. Ja Viimsis on ka Pro Optica olemas, aga seal ei ole mitte kunagi neid miinuseid, mis minul vaja on. Mitte kunagi ei ole. Ma olen seal juba käinud 1 000 000 korda ja alati on nagu, mul on erinevad silmad ja alati on nagu üks puudu. Nii et ma lähen siis Järvele, loodan, et seal on, siis ostan sealt omale kohe mingi mitme kuu varu ja siis lähen toidupoodi ka, et tulge minuga kaasa siis. Nii, I'm on the way home, issand jumal, ma olen peaaegu koju jõudes, siis ma olen juba 3 tundi Penelopest eemal olnud, et mul juba, ma tunnen, et mul rinnad juba tahavad tühjendamist saada. Aga mis ma tegin, oli see, et ma ostsin
beebipoest tegelikult rinnapumba. Et tõesti sellisteks puhkudeks, et kui ma olen ära kauemat aega, et siis saab anda Penelopele rinnapiima ka, sest ma ei taha seda ära lõpetada mitte mingil juhul, et Penelope on meil nii pisikene. Ja jah, et siis ta saab kas või pudelist rinnapiima siis. Et jah. Mul on siin nüüd käsil aiatoimetused ja mõtlesin, et jagan teiega ka natukene, kuna see iseloomustab mind ka, siis ma natuke jagan, kuidas mul selle aiendusega läheb nüüd lastega. Et mul jäid talvel sisse 2 seda ja nad isegi õnneks ei olnudki mul lõhki külmunud, nendel ei olnud vedelikku sees. Nii et nendega oli kõik korras, aga tegin siis omal need aiakastid puhtaks, kaevasin läbi, panin valmis, siia ma isegi panin redised ära, et jah, panin redise ära, panin kateloori peale, siis jah, teised peenrakastid lihtsalt puhastasin, kaevasin läbi ja nüüd ma lihtsalt mõtlen, kuhu ma mida paigutan ja herned jäävad ikka sinna, aga ma panen kindlasti sellel aastal palju-palju vähem herneid. Ja ilmselt panen siia siis porgandid, sinna panen herned. Ja siin on mul maasikad. Eelmine aasta oli mul siin tomatid ja sibulad. Võib-olla panen sibulat rohkem sellel aastal. Siis ja mingeid ürte äkki. Tomatid ma ei pane see aasta. Siia ma panen ikka salatid, ma arvan. See on mul salatikast. Ja sinna panen ilmselt porgandid ja suvikõrvitsat äkki. Ja seal taga, kus mul see hark seisab, sinna lähevad kartulid. Et porgandid tahaks kindlasti panna rohkem see aasta, et ja võib-olla salatit vähem äkki natukene. Sest mul oli see kast pooltühi, et äkki võib-olla panen siia rohkem midagi muud. Äkki ürte panen siia siis koos salatiga ja siia siis rohkem sibulat ja tilli panen kindlasti see aasta, et seal on mul ka üks maasikapeenar, mõned taimed on, aga tundub, et ma pean ostma taimi juurde, et siia siis istutada, kõik ei ole ellu jäänud, aga jah, vaatame siis, vaarikatega on mul ikka nadiseis, nad on elus, aga ikkagi võib-olla on see aasta natuke tugevamad. Nii et siis jah, vaatame, mis mul siit tulema hakkab.